tänane video tuleb mul jällegi ostudest. Nimelt sai tehtud selline hästi kiire tellimus kauplusest Mirvošivki. Seekord küll ei tellinud ma üksi, vaid me tellisime koos ühe teise Eesti tikijaga. Ja nagu te näete, alustasime me nendest Tupko organisaatoritest, mida ma olen teile täpsemalt näidanud. Ja kuna nad on tõesti odavad ja mugavad, siis sai nagu varuks neid ostetud kahe peale. Järgmine asi on mul siin ja selleks on firmalt RTO tikkimiskomplekt. Ja see tikkimiskomplekt ei lähe küll mulle, vaid see lähebki sellele teisele tikkijale. Ja ma näitan teile lähemast, tegemist on sellise väikese majakesega, hästi sellised pehmed, soojad ja rõõmsad värvitoonid, tegemist ilmselt suvepildiga. Valmistöö suurus on 34x27 cm ja kirjutatud on seda, et siin on Aida Canva, ma arvan, et see on number 14. Team C mulineed, mis on nagu väga kvaliteetsed, ma ei hakka muidugi lahti tegema seda komplekti. Ja muideks oli viimane komplekt. Kui rääkinud sellest majakeses, siis kõik, kes tahavad oma elutingimusi parandada ja on parasjagu ka tikkijad, siis on soovitatav just võtta endale tikkimiseks mingi selline pilt, kus on kujutatud maja. Ja neid endeid, mida tikkida, mis millele nagu kaasa aitab, neid on päris palju, et see on jällegi oleks kunagi tulevikus selline huvitav teema. Endale tegin ma ühe sellise ostu, selleks on näete sellised moonid ja siin sees on ainult ma ei saa isegi ütelda skeem. Tegemist on siis sellise asjaga, et tuleb õmmelda see kuskile kanga peale, näiteks pluuse peale või ma ei tea, kas või teksapükste peale. Ja siis on võimalik selle järgi ära tekkida, kas mulineelõngaga või number 10 helmestega see moon. Seejärel tuleb panna külma vette. See riie, mis siin kangas on, mille peal see muster trükitud on, see siis sulab üles, et sul jääb ainult selline tikand riide peale. Et seda on hea tikkida siis sellistesse kohtadesse, see ei ole võimalik lugeda neid lõimelõngasid. Mõtlesin, et proovin ära sellise asja, et muidugi neid motiive, mida tikkida pakuvad need hästi palju erinevaid. Aga mulle tundub, et moonid on sellised kenad värvilised ja ilusad lilled. Antud kaasa ei ole mitte midagi muud peale selle pildi. Isegi ei ole seda antud, et mis värvi lõngade või mis värvi toonis helmestega tikkida. Et see tuleb nagu ise teha, et saab siis rakendada ka oma kunstiannet natukene ja oma loomingulisus. Põnev. Tellisin ma endale juurde ka neid külgkinnitusi. Ma arvan, et see peaks olema universaal. Selline väike kalakene on juures. Universaal apelsiin on värvi nimeks. Armas. Siis on mul selline asi näidata ja tegelikult ma võtan ta kohe lahti. Selline asi. See ei ole huulepulk. See on firmalt Prim ja tegemist on nõelahoidjaga. Siin sees on magnet ja nõelad pannakse siis siia sisse, keeratakse, need nõelad keeratakse ühtepidi, siis nõelad lähevad siia sisse peitu ja teistpidi tulevad välja nagu lehvikuna, et ma kunagi näitan seda. Tumesinine variant. Suhteliselt kallis asi, vist 7 eurot uute, kas ta kinni ka jääb? Aha, krõpsuga käib kinni. Ja ma ostsin ta sellepärast, et kui ma kuhugi lähen ja võtan kaasa mõne tikkimiskomplekti, siis on hea, kui nõelad on kuskil kindlas kohas. Siis ostsin ma ühed käärid, väikesed, stiilsed, kvaliteetsed, 2-aastase garantiiga, tehtud Itaalias. Ja käärid ostsime mitte ainult lõikamiseks, vaid et nendega on hea ka näidata, kui ma oma tikkimistöid näitan videotes. Nagu kaardikepina kasutada nad on sellised armsad. Siis järgmine asi, mis ma teile näitan, mis ma ostsin ja mida ma olen tükk aega ka vaadanud, on ka firmalt Prim. Ma ei tea, mis nime all. Vene keeles on siin, et niidiingel teras. Siin otsas on siis selline nagu kruvi moodi asi. Otsas on siin sellised keermed. Ja see on siis selle jaoks, et tõmmata teisele poole lõnga otsi, mis tulevad töö peale poole, mis on vaja viia töö taha tagasi. Ja tikkimisel sellist olukorda ikka aeg-ajalt tuleb ette. Ma lihtsalt pistan siis sealt kangas selle nõela läbi
ja koos nende keerdudega tuleb see lõnga ots siis ka töö tahapoole. Ja minu kõige olulisem must on siin, mille pärast ma selle tellimuse üldse nii kiirkorras tegin. Et tegemist on siis firma Nurge, see on Türgi firma tikkimisrõngastega ja kui tavaliselt neid väiksemaid ja keskmisi rõngaid on kogu aeg müügil, siis seda suurt rõngast on haruharva müügil ja kuna tikkijate tagasiside sellele on ülihea, siis kaovad nad müügilt loetud päevadega. Ja head on nad sellepärast, et nad on väga kvaliteetsed, ise pingulduvad ja see kangas, see pinge, mis siia kangasse tekib, jääb kestma. Ei ole nii nagu paljude puit- või plasmasraamidega, et iga natukese aja tagant tuleb jällegi hakata kangassid tirima ja pingutama, et tikade pind oleks sile ja pinge all. Ja ma ütlen kohe, et umbes taolisi raame saab ka odavalt Hiinast ja mis variante veel seal on, vaid tegemist ei ole mitte selle raami tüübi, vaid selle konkreetse firmaga, et lugege, kas siin on Nurge peale kirjutatud. Ainult firma Nurge raamid on need, mida kiidetakse, kuna nad on ülikvaliteetsed. Tundub, et nüüd ma olen kõik asjad teile ära näidanud, millal ma järgmise ostu teen, ma ei tea, ma loodan, et ma niipea ikkagi raha kulutama ei hakka. Aga on palju asju veel jällegi, mida parasjagu poes ei olnud ja mida oleks hädasti tarvis. Mis ma soovin teile? Ma soovin teile, et aasta 2018 valmisid teil palju ilusaid ise tehtud asju ja kohtume järgmistes videotes.